Tere Tableau fännid! Tableau andis välja mai alguses uue versiooni numbriga 2020.2 ja täna siis webinari vormis tutvustame teile, mida uut see versioon meile tõi. Mina olen Marko Tammsaar ja minuga koos on Anti Teepere, oleme Visionist ja räägime siis Tableau uuendustest täna. Vaatan tasapisi küll veel inimesi liitub, aga hakkame vaikselt otsast pihta. Veidi nüüd korrasliku poole pealt alguses, et esiteks meie jaoks on see webinari korraldus esmakordne ja loodetavasti annate meile andeks, kui esineb mõningaid tehnilisi või keelelisi viperusi. Ja teine asi, et kui teil tekib webinari jooksul küsimusi, siis palun postitage need sinna Q&A blokki. Neid me siis kas siis jooksvalt või siis lisaks oleme ka arvestanud lõpus eraldi aja küsimustele vastamiseks. Aga mida siis see 2020.2 versioon meile kokkuvõtvalt tõi? Kõige olulisem märksõna, mis selles versioonis on relationships ehk siis seosed ehk siis noodlid. See on asi, mis on olnud päris pikalt eraldi beetas ja teda on ka Tableau konverentsidel Devs on Stage'i ettekannetes juba tutvustatud vähemalt 2 korral. Tableau ise nimetab, et see on üks suurimaid uuendusi, mis tootesse on tehtud. Ja see on ka asi, mis siis nagu kõik, millest kõik desktopi kasutajad kindlasti üle ega ümber ei saa. Et see loob siis meile lihtsama, ülevaatlikuma andmemudeli ja sellest räägib õige pea siis Anti teile pikemalt. Teine asi, mis on ka suunatud siis analüütikutele, on set control, mis võimaldab meil siis nüüdsest settide koosseisu hallata sarnase kogemusega, nagu me saame filtreid juhtida. Ja ka see on siis, sellest räägib Anti kohe pikemalt. Metrics on asi, mis võimaldab meil siis kõige olulisemaid KPI-sid jooksvalt jälgida ja Metricsit me kasutame siis serveri poolel või siis online'is või siis mobiilirakenduses. Metrix ise on nagu üsna kiirelt tulnud ideest tootesse. Ka Prepis on uuendusi. Prepist saame nüüd siis sellest versioonist alates inkrementaalseid andmeid värskendada ja need 4 on siis nagu põhilised märksõnad, mis iseloomustavad seda uut versiooni. Neid kõike vaatame siis ka täna pikemalt ja põhjalikumalt. On ka muid uuendusi, millel peatume veidi põgusamalt, siis lõpus on, nagu juba öeldud, küsimuste-vastuste plokk ja kui te kõik registreerusite meie tänasele webinarile, siis seal oli üks küsimus, et mis versiooni te täna kasutate. Lõpus siis jagame ka seda infot teiega agregeeritud kujul, et oleks siis ettekande kujutus, missuguseid versioone Eestis kasutatakse täna. Aga siit lähme nüüd siis edasi juba relationshipide juurde ja Anti, palun, sõna ja ekraan on sinu. Tervitus! Et seda pilti võib-olla on mitmed juba näinud ka, seda kasutab Tableau ise ka, kui ta räägib siis sellest uuest andmemudeli ehitamise sellisest filosoofiast. Ehk siis meie maailm hakkab välja nägema mudelis siis loogilise ja füüsilise kihina. Ja kes veel uut versiooni väga torkinud ei ole, siis teie kasutate siis tegelikult andmemudelite loomisel neid join'e
left ja right join'e ja see pilt, mis siin siis kõrval on, see peaks seda vana maailma meenutama. Aga uues versioonis siis võetakse siis füüsiline mudel, mis on siis kokku joinitud ja seda siis on võimalik siis esitada nagu loogiliste tabelitena. Iga loogiline tabel võib sisaldada siis mingi füüsilise mudeli ja need siis omavahel ühendatakse siis relationship idega, mis ei ole tegelikult oma olemuselt join, vaid tema on relationship, et tuleb siis vahet teha joinidel ja relationship idel. Ja kui nüüd tabloo käivitate uue versiooni, ma kasutan andmeallikana sedasama Bookshop raamatupoe sellist andmestikku ja näitan, mismoodi siis andmemudeli ehitamine siin käib. Ja näiliselt siin ei ole mitte midagi uut. Vasakul pool on meil siis siin Exceli tabelid. Kui ma ühendun SQL baasi külge, siis on loomulikult seal SQL serveri tabelid. Ja kui ma näiteks tõstan nüüd siia andmemudeli aknasse siis selle raamatute tabeli, siis näiliselt mitte midagi nagu uut siin ei olegi. Ja me näeme ära andmete ülevaate, mida on hetkel siis siin on 3 veerkonna. Ja kui ma nüüd hakkan tõstma siia mudelisse juurde uut tabelit, siis võt nüüd on midagi uut. Ehk siis selline väike makaron, tabloo ise kutsubki neid hellitavalt siis noodliteks, noodles, ja see noodle peaks siis meile meenutama, et me oleme omadega siis nagu loogilises kihis. Ma korra näitan siis seda slaidi veel, ehk siis ma praegu tegutsen sellel sinisel kihil. Ja mulle hüppas lahti ka selline väike aknakene, mis ka näiliselt on nagu tuttav, aga iseenesest ja ma saan määrata tõepoolest, et millised veerud määravad ära siis selle 2 tabeli vahelise seose ehk relationship. Ja ma saan siia juurde lisada täiendavaid andmeväljasid. Hetkel mul seda kasutada ei ole vaja, et autor ID on seotud ka autori ID-ga, aga üks põnev maailm avaneb siis siin allpool, ehk siis selle noodlite ja relationship nii-öelda kasutamise, miks nad siia ellu kutsuti, on siis see, et analüütik ei peaks eriti palju mõtlema left ja right join'ide peale, ja ta lihtsalt seob omavahel loogiliselt need tabelid ära ja kui näiteks alusandmestik on selline väga mõnus andmeaitan näiteks tehtud, siis teoorias ei pea mitte mingit join'i analüütik tegema. See on nagu selle loogilise kihi nagu mõte. Aga siiski, ma ise vaatasin, kuulasin ka pealt seda päringut, mida tabloo tegelikult serverisse või andmeallikasse saadab, millise SQL lause, et see on niisugune üsna lollikindel SQL lause ja ausalt öeldes analüütik ei pea mõtlema, kas on tegemist mitmele seosega, kas on tabelitel erinevad detailsused, et ta lihtsalt seob ja analüüsib. See on nagu selline ideaalne maastik. Siin on võimalik, tabloo ideoloogid ise, nagu kui olete algaja relationship'i kasutaja, siis tabloo soovitab neid mitte näppida. Küll aga kui näiteks tahate võita jõudluses natuke juurde tulevikus, kui osutub, et see andmemudel millegipärast aeglaselt käima, siis saate natuke järele aidata näiteks siin cardinality, kui te teate, et vasakpoolses tabelis on tingimata alati näiteks mingi ID veerg, mis ei kordu, siis võite siit siis täpsustada selle one'iks. See tähendab seda, et see SQL serveri poole saadetav päring natuke lihtsustub. Muidu on ta selline alampäringuid täis ja siis ta võib pisut jõudlusele mõjuda, aga ma ei ole ise veel seda täheldanud. Ja teine variant on siis see, et kui te olete teadlikud, et igale tabelile vasakul pool leidub
või paremal pool, siis te saate ka siit täpsustada seda. Aga kui jätate vaike valiku, siis tabloo lahendab teie eest selle siis parimal viisil. Kes mäletab selliste täpsustuste tegemise eelkäija, oli omal ajal datamenüüs oli selline käsklus nagu assume referential integrity, midagi niisugust. Ehk siis seda käsklust enam ei leia. Et selle asemel on siis nende relationite täpsustus selle koha peale kolinud. Nii, ma näiteks, aga kui ma siiski tahaksin kirjutada jupikese custom SQL-i või teha seal joinidega mingisuguse tõsisema vangerduse, siis ma saan sinna füüsilisele kihile alati siis laskuda, kas siis topelklõpsuga, ma võtan siit praegu open. Ja nüüd ma näitan siis seda slaidi ka. Nüüd ma siis liikusin omadega siia füüsilisele kihile. Nüüd ma saan oma vanad head tuttavad joinid ka siis kasutusele võtta. Ma tõstan siia platsi peale info ja kasutan siin left join'i ja tõstan näiteks siia veel siis ka igal raamatul võivad olla auhinnad, aga ei pruugi. Selle tõttu ma teen ka siin left join'i. Ja nüüd see komplekt moodustab mul siis omaette loogilise tabeli, panen siit ristiga kinni, ehk siis ma liigun tasandi võrra jälle ülespoole loogilisele kihile ja siin siis see pisike ikoon annab mulle märku, et siin ei ole tegemist mitte sellise triviaalse ühe tabeliga, vaid siin taga on mingisugune tõsisem loogika. Ja niimoodi põhimõtteliselt võib tõsta siia mudelisse ka siis teised tabelid. Aeg-ajalt tuleb siis natukene teda järele aidata. Ja nüüd on ilusti see nuudel leidnud siis oma koha ja ma ei pea muretsema, kas see on nüüd left või kas see on siis right või mis asi ta siis nagu on praegu. Ma tõstan ka reitingud siia näiteks. Ja see on siis need ka omavahel praegu book ID-ga ära. Nii. Nüüd ma tõstaks siia kohta veel publisheri. Ma tahaksin näidata ka, kuidas unionid töötavad. Selle ma peaksin tõstma. Selle ma tõstan editioni juurde. Ahah, seda mul veel ei ole. Ma korra jätan ta siia. Nii, editioni tahtsin tõsta siia. Ahah, ma pean selle ikkagi korraks ära liigutama. Niimoodi, siia pane selle. Nii, ja jällegi täpsustan siit neid ID-sid. Nii, võtad, et siit ma peaks book ID. Ei leidnud üles kohe. Nõnda. Ja nüüd selle editioni külge ma siis seon sellise tabeli nagu sales. Neid on mul siin 4 tükki. Esimene kvartal, teine, kolmas, neljas. Ja nüüd on kihvt nagu näha ka, et kuidas see nuudel otsib endale kohta. Ja ma hetkel mudeli järgi siis on mul siis läbimüük on siis seotud selle editioniga ja nüüd ma saaksin siis võin minna siia füüsilisse kihti ja tõstan siia nii nagu vanastigi tõstan juurde need teised tabelid ja selle ploki selle loogilise tabeli ikooniks. Selle loogilise tabeli ikooniks tekib siis selline trepikujuline märk, mis siis sümboliseerib unioni. Nii, aga nüüd ma lähen siia sheet 1 peale, kus ma siis lõpuks hakkan siis seda ikkagi oma visuaali kokku laduma ja mis mul siin uut on.
Siin on üks asi, mida märkata, on see, et ära on kadunud number of records. See oli siis vanasti nagu süsteemne väli, mis siis võimaldas kontrollida selle andme detailsust. Nüüd, kus te enam detailsuse pärast muretsema ei pea, natuke ikka muretsete, aga siin on siis iga selle tabeli kohta on siis tekitatud siis selline count mõõdik. Nii et ma võin küsida ridade arvu mis tahes tabelis, mis tahes hetkel. Ühe asja ma nüüd korraks unustasin ära, on see, et kui te nüüd näiteks selles vaates, kus on siis andmemudeli vaade, klõpsate siis mööda erinevaid loogilisi tabeleid, siis ta näitab teile korraga ainult ühte loogilist tabelit. Näiteks ma olen praegu selle booki peal, siia ma tõin juurde joinidega tegelikult sinna sisse füüsilisse kihti siis teisi veerge ja tabeleid ka. Ja mulle kuvatakse need siis siin ära. Null-väärtused tulenevad sellest, et ma kasutasin selle left joini. Aga kui ma nüüd klõpsan selle autori peal, siis mulle enam book loogilise tabeli veerge ei näidata, vaid ma näen ainult siis autori. Ehk siis ma saan nagu tegeleda iga tabeliga eraldi, aga samal ajal ka tegelikult vaadata siis nagu koptervaatena kogu seda oma mudelit. Ja kui ma näiteks nüüd siin teeksin ühe sellise näite, et ma tahaksin üles leida näiteks autorid. Praegu on mul autor on mudelisse pandud siia nii-öelda nagu paremale poole. Ja kui ma tahaksin praegu esitada küsimuse, et kui paljudel autoritel puudub üldse minu andmestikus raamat, siis ma ei pea hakkama selle jaoks spetsiaalset mudelit tegema, ehk siis uut andmeallikat looma või täiendavaid mõõdikuid defineerima, siis autori, panen näiteks nüüd autori andmed siia, eesnimi, perenimi, ID. Ja nüüd ma selle loenduri kraban üldse siit sellest book tabelist ja sorteerin nii nagu tavaliselt ja ma saan üsna siva nagu kätte siis kõik need autorid, kellel tegelikult minu andmestikus raamatut pole. See on siis nagu niisugune kiire näide sellest mõnusast võimalusest, mida siis nende nuudlite kasutamine pakub. Nii, Marko, kas ma unustasin midagi rääkimata? Otseselt vast vist, aga võib-olla tuletan meelde osalejatele, et võite julgesti esitada küsimusi meile Q&A paneelis, aga ma ise küsiks omalt poolt siis, et kas ekstraktide tegemisel ka midagi muutub, kuidas need ekstrakti mõjutavad? See on väga hea küsimus. Extracti, nüüd see versioon varasem, seal oli õigemini päris mitu varasemat versiooni, seal oli võimalik teha siis extractides multiple tables, ehk siis oli võimalik andmemudelist siis iga tabel extracti eraldi salvestada. Aga nüüd on siis niimoodi, et teil on valiku võimalus, kas te saate ka nii-öelda multiple tables teha, aga te saate teha valiku, kas loogilised tabelid või füüsilised tabelid. Ma uurisin selle kohta, kumb on parem, et rusikareegel siin puudub, kõik oleneb sellest, kui laiatel tabelid on, kui palju neid ridu veerge on hea katsetamise koht lihtsalt. Aga Marko, küsi minu käest seda ka, et mis saab vanast allikast? Õige, sellest sa ei ole rääkinud tõesti, et kuidas me võtame kasutusele, kui me avame mõne vanema versiooni faili, et see on kindlasti kõikide jaoks oluline teema. Aitäh, väga hea küsimus. Nii et ma olen siia võtnud ühe vana maailma ja nüüd, kuna me tegelikult, ma nüüd natuke liigun ette, et ehk siis me teame, meil on andmeid, et on päris palju versiooni 20.2 kasutajaid, siis tõenäoliselt, kui te avasite oma vana allika, siis te kohtusite sellise pildiga. Nii et nuudleid me juba nägime, nüüd me vaatame, on võtmesõna hapupiim, ehk siis mis sai vanast allikast. Ja vana allikas on kokku siis migreeritud üheks loogiliseks tabeliks ja üldiselt saate oma maailma rahulikult siit uuesti jätkata. Aga kui hakkate uusi allikaid tegema, siis soovitan proovida, äkki need relationsid hakkavad teile päris meeldima. Nii et üks tabel ja selle sees siis vana mudel.
Aga meil on nüüd tulnud ka paar olulist küsimust, et esiteks, et kas on võimalik kasutada serverisse publitseeritud andmeallikaid nii andmeallika kujul kui ka siis extracti kujul, et kuidas need töötavad ja kas neid on võimalik, kas neid serveris olevaid extract'i on omavahel võimalik siduda nuudritega? Ma väga täpselt ei oska praegu vastata, aga mul pigem on tunne, et mitte. Aga ma pean selle üle kontrollima. Aga üldiselt jah, et kui on serverisse publitseeritud andmeallikas, siis ta tuleb sealt laadida alla oma arvutisse, siis te pääsete sinna sellele mudelimaailmale ligi. Aga iseenesest, kui te pöördute otse siis vastu live-allikat, siis te sellist vaadet nagu ei saa. Nii et pigem siis tuleb allikas alla tõmmata ja siis seda modifitseerida ja siis uuesti tagasi publitseerida. Mina ise sain aru, et kui ma seda asja vaatasin, et siis jah, need nagu nuudliga omavahel kahte extracti, serveris olevat extracti kokku panna ei saa. Aga jah, siis on võib-olla siis selle peatüki lõpetuseks küsimus, mis mul endal on ja on ka siit tulnud ühe vaataja poolt, et mis siis tegelikult meile paremaks muutub võrreldes selle eelmise ainult füüsilise mudeliga? No paremaks ongi, ütleme, et see loosung, mida siis siin siis nagu propageeritakse, on siis see, et lase analüütik tegelema asjadega, millega ta tegelema peaks ja me saame juurde tuua ka sellised analüütikud, kes ei taha nendest left ja right joinidest eriti midagi kuulda. Ja kes nagu nendest tunnevad küll oma andmeid, aga väga nagu tehnilistes üksikasjadesse nagu ei taha laskuda. Aga loomulikult, kes tahab ikkagi kirjutada natuke custom SQL-i või joinida võrratusmärkidega näiteks kalendri oma mudelisse, siis nende maailm jääb ka alles. Aga ütleme, et ta muutub ka ülevaatlikumaks, et olete võib-olla, kes on ehitanud keeruka struktuuriga andmemudeleid, siis teil tekivad teatud loogilised klimbid. Need loogilised klimbid siis võib koondada siis erinevates loogilistesse tabelitesse. Et rohkem jah, et tuua juurde selliseid analüütikuid ka, kes ei hooli nendest joinidest väga. No, kas ei hooli või lihtsalt ei olegi, ei oska neid teha, et loo on ju mõeldud ka mitte ainult analüütikutele, vaid ongi siis lihtsalt andmeid kasutavad. Aga üks küsimus võib-olla veel ennem, kui ma sinna sulle minna slaididel sel teemal ka, et kuidas toimib row level security, kui üks tabel on joinitud varem, siis kaks tabelit on omal kokku pandud, ühel on kasutusel row level security. Mulle tundub, et seal ei muutu midagi. Et ma küll otseselt ei ole, kuna on liiga värske versioon, et oma praktikas praegu pole nagu sellega kokku puutunud, aga nägemus ütleb, et ei tohiks midagi muutuda. Või tahad täiustada? Ma ise mingi märkus selle kohta seal dokumentatsioonis oli, aga mul täpselt praegu ka ei meenu, et kuidas see, mis need nüansid seal olid. Aga jah, lähme siis slaidide juurde, lähme teemadega edasi. Nii, siin ma olen lihtsalt kokku siis võtnud uuesti selle rohelise ja sinise kihi, ehk siis loogiline kiht on siis kasutatakse mõistet relations ja neid makarone nimetatakse nuudliteks ja täpsustavad siis cardinality ja referential integrity täpsusega siis seda saab siis, kes oskab, see täpsustab, aga esialgu võib-olla mitte näppida. Ja füüsiline kiht see jääb ikkagi samaks, mis ta teil tegelikult olnud on. Mõned tähelepanekud ma koondasin siia slaidile, et kuna pole tähtis detailsus enam relationsite kasutamisel, siis mingitel juhtudel võib seda kasutada ka siis blendimise asemel. Ja iga tabel saab oma count mõõdiku, seda te nägite.
ja relations siis lihtsustab mudelit ja jätab analüütikule siis nagu sellise ilusa elu. Vanema failiversiooni avamisel seda me juba nägime ja mis ma ise veel avastasin, oli see, et füüsilises kihis tehtud calculated field'i ei ole võimalik kasutada loogilise kihi seoste tingimustes. Et kui te näiteks füüsilises kihis arvutate välja näiteks sellise tunnuse nagu aasta ja loodate seda seal loogilises kihis kasutada, siis seda aastat sinna valikusse ei ilmu. Et pigem tehakse siis füüsilises kihis calculated join siis selle puhul. Ja siis, kui on kasutatud seda andmete ümbernimetamist alias tehnikat, siis seda aliasega ümber nimetatud tulemust, seda ei jõua ka siis loogilisse kihti, et pigem mõelda mingi muu lahendus, mitte aliast kasutades. Ja juhul, kui kes nüüd teab, et on olemas selline tabelite pikka vaatesse keeramise teisenduspivoot, kui seda on kasutatud siis füüsilises kihis ja on andmeväljad ümber nimetatud, siis need ümbernimetamised avastasin, et ei jõua loogilisse kihti. Kas see nüüd on bug või on see featuur, võib-olla on väga hästi läbimõeldud featuur, et seda veel ei tea, aga see on selline esimene linnuke siis tabloo poolt praegu. Nii, ja rohkem ma selliseid ebakohtasid praegu ei ole kohanud. Nii, aga nüüd siis lähme edasi, et me oleme hetkel siis nagu analüütikutele suunatud uuenduste juures blogis Visual Analytics ja räägime siis teisest olulisest märksõnast nagu set control, mille puhul ka sõna jälle Antile. Set controlist võib rääkida päris pikalt, aga ma üritan siis kuidagi sinna 5 minuti raamis ära mahtuda. Ja kõigepealt igaks juhuks ütlen ära siis, et mis see set on, et ma olen ise eesti keeles neid nimetanud alamhulkadeks, mis on selle eestikeelne vaste, aga siin vaadates inimesi enda ümber, siis tundub, et see set on hakanud tulema igapäeva kõnepruuki, nii et varsti võib nende õssistki leida äkki. Aga me teame kõik, et on võimalik tõsta filtrite alale igasuguseid tunnuseid. Aga nüüd on siis selle set control'i mõte on ka selles, et nüüd on meil võimalik tõsta siia filtrite alale ka set ja ma teen ta ka nähtavaks ja üldiselt lõppkasutaja ausalt öeldes ei saa arugi tegelikult, kas ta nüüd linnutab siin seda kiirfiltrit või setti ja hetkel te nüüd ise nägite, et set on siis tõstetud siia ja kasutaja saab seda ise vahetult siis neid hulga elemente siis sisse-välja lülitada, mida ta seni eriti teha ei saanud. Jah, oli vahepeal üks selline funktsionaalsus nagu set actions, mis pole kuhugi ära kadunud ja see set actions tulekski, et me saaksime teha sellist mõistlikku ja sisukat mingisugust analüütilist mänguasja või dashboardi, siis seda set control'it on hea kombineerida set action'iga. Ma olen teinud ühe pisikese näite siin Eesti kohta. Nii, ma lülitasin praegu niimoodi, et mul on kõik omavalitsused on siis praegu kuuluvad siis sellesse alamhulka. Ja ma olen ka pannud siia kohta praegu siis selle set control'i siia ülesse ja filtri alla, et me saaksime lihtsalt omavahel võrrelda. Ja kui ma nüüd näiteks lülitan välja siit alutaguse valla, nii, see filter ka nagu toimib, selles mõttes mõjub joonisele. Aga kui ma tahaks teha vastupidi, et ma lasen kasutajal klõpsata siis selle kaardi peal ja näiteks kasutaja klõpsab uuesti selle Anija alutaguse valla peal, siis me näeme, et set control'is kadus ka see linnukene ära, aga filter elab oma elu.
Ja filtri funktsioon ongi tegelikult on ju filtreerida ja see, et nüüd graafik panna seda filtrit käsutama, et kui me tahame sellist lahendust saada, siis kindlasti kasutada siis seda set control'i. Nii, ja niimoodi sellise mänguasjaga mul on võimalik siis uurida, kuidas Eestis rahvastik paikneb. Me teame, et Tallinn on ülerahvastatud, arvan tema siis praegusest alamhulgast välja ja näen, et lausa 33% on kõik koondunud siis Tallinnasse. No, tervitame ka tartlasi, ka nemad on suure asustusega linn. Ja nüüd ma võin siis vaikselt siis fileerida seda Eesti pilti ja ma näen ka seda, et järgmisel kohal on mul Narva juba. Nii et ma saan siit Narva välja lülitada ja vaadata, et ahaa, nüüd on alles Pärnu linn. Ja mis oli minu enda jaoks oli põnev üllatus, oli see, et Kohtla-Järvel elab tegelikult selle rahvaluenduse järgi rohkem inimesi kui Saaremaal. Nii et lülitan välja Kohtla-Järve, siis näen, et nüüd on mul juba 50% nendest omavalitsustest või no ütleme, rahvaarvust on nagu maha lahutatud ja ma tegin selle jaoks, mis oli 5 klikki. 5 omavalitsust ainult. Just. Aga siis nagu selle näitel ma näen, et siis see filter antud juhul toimib nagu kontekstfilter põhimõtteliselt, ehk siis nagu tema jätaks nagu selle alutaguse või anija nagu kogu andmestikust välja, aga set ikkagi opereerib terve andmehulga vaates ja võrdleb siis need, kes on sees ja need, kes on väljas. Just. Saab arvutada. Et ühesõnaga, kui on vaja joonis ja siis hulga elementide haldus nii-öelda omavahel sünki panna, et siis tuleb seda set control'is kasutada. Et see oli siis üks kasutusjuhtum. Ma näitan ära ka korral selle igaks juhuks, kes pole neid set action'id kasutanud. Dashboard lehe peal on actions ja siin on mul siis set. Ja kui ma seda siis editeerin, siis oluline koht on see, et ma iga kord, kui ma siis toimub see interaktsioon, siis eemaldatakse väärtus sellest hulgast välja setist. Nii, aga nüüd ma annaks siis rooli uuesti Markole. Ja, et vaatame siis üle ka, mis seal muud analüütikutele suunatud uuendusi on, et enne kui me nende teiste põnevamate uuendusteni läheme. Et mis meil on veel lisandunud? Meil on lisandunud uue andmekonnektorina allikana siis Esri Web Data Connector ja ta töötabki siis sisuliselt Web Data Connectorina, et meil peab olema siis mingi URL, kuhu me ühendume Esri Arcis baasi ja seda saab siis, ma näitan kiirelt ära, et kus see meil siin on. Võtan ühe desktopi lahti ja ta on siis lihtsalt siin andmebaasi allikate hulgas Esri Arcis server. Sealt saab neid igasuguseid shape kujundeid, geograafilisi elemente. Et meie ise meil endal kahjuks ei ole seda baasiühendust olemas, seetõttu põhjalikult vaadata ei saa. Ma soovitan, kes geograafilise analüüsiga tegeleb, et lugege ka ise seda helpi, et siin on nagu teatud tingimusi ja piiranguid, kuidas seda kasutada. Geograafiliselt analüütikat huvilistel on veel lisaks ka Oracle geograafilised väljad, mida saab nüüd siis kasutada. Ja järgmine asi on mul sulgudesse pandud, et Azure Synapse Analytics Connector. See ei ole sisuline uuendus, vaid see on lihtsalt nime muudatus, et Microsoftil on kombeks oma tooteid aeg-ajalt ümber nimetada, kokku panna. Siis varem oli siin olemas meil Analytics Azure Data Warehouse, nüüd on siis Azure Synapse Analytics, et kes seda allikat kasutavad, et siis saavad kindlad olla, et see on ka olemas. Natuke põhjalikumalt vaataks Explain Datat ja Ask Datat. Et Explain Data siis mäletatavasti on ka üks hiljuti tootesse tulnud uuendus, mis aitab meil siis leida täiendavaid sissevaateid andmetesse juba olemasoleva
vaadete põhjal, võib-olla mida ma ise ei ole avastanud, et näiteks ma võtan siit ühe punkti, siis tekib meil siia explain data, siuke lambimärk, see tekib ka siis sellesse tooltipi vaatesse, siia on katsunud nüüd kinni püüda. Nii, siia. Ja kui ma seda siis klikkan, siis Tableau ise koostab mulle oma nagu AI põhjal vaateid, väike demoefekt täpselt, et miskipärast siia ta midagi ei teinud, aga võtame siit siis selle uuesti, explain data ja vaatame, mis me saame, et jah, et nüüd saimegi siis sellise vaate, et mis näitab mulle siis, et kuidas on need müük versus siis tehingute arvuga jagunenud ja lauad näitavad, et on siis nagu tehingute arvu on vähem, et on nagu natukene outlier antud juhul. Ja mis siis on uuendusi tegelikult on see, et me saame nüüd siis ise siit lisamenüüst hallata seda, et missuguseid välju kaasata nende täiendavate vaadete loomisse ja missuguseid mitte kaasata. Võiksin võtta näiteks siis kliendi ID välja, mis ei tundu nagu võib-olla selle puhul nagu väga oluline. On ka teine uuendus, mis nad on välja öelnud, aga see praegult ei tulnud meil siit välja, ma proovin uuesti siit seda püüda. Et ta pakub nüüd rohkem kui ühe ekstreemväljuse, ehk siis siin ongi see ekstreemväljus, et kui varem ta pakkus ainult ühe välja ja antud juhul, kuna jah, see on nii eraldiseisev, siis ta pakub ühe, aga siis jah, põhimõtteliselt võib ka näha see olukorda, kus siin on neid rohkem kui üks välja toodud. Aga jah, kui olete omal teinekord dashboardid view'd valmis teinud, siis võite nagu huvi pärast vaadata, et mis ta nagu täiendavalt võiks missuguseid sissevaateid meile pakkuda. Peale selle oli ka siis Ask Datas täiendusi, et Ask Data on siis teadupoolest teine selline AI masinõppepõhine arendus, kus me saame siis esitada küsimusi, näiteks paneme siia sisse serveris tehtud andmeallikate baasilt, tulen korra veel siit vaates isegi tagasi, et kui ma võtan siit Explore Matrixi all on mul see ja ma võtan siit selle Ask Data, siis siit ma saan talle sisse minna, et praktiliselt kõikides data source ides ja esitada siia siis küsimusi. Ta natukene rullib jälle siin demoefektina ja siia paneme näiteks sum of sales in regions ja siis ta loob mulle ise, kas ta hakkas tegema või? Natuke on meil siin jah, nagu esitluse ajal see Tableau online pisut aeglane jälle. Jah, ma saan selle siit. Aga mis siis nagu uuendus tegelikult siin on, et jah, ma ei ole nagu väga teadlik, et palju Eestis seda Ask Datat kasutatakse. Selle piirang on jah meile see, et on tegelikult üsna niisugune keelespetsiifiline ja Tableau eesti keelt kahjuks veel ei oska. Aga me saame siin siis nagu tuua sisse data rolle, ehk siis seeläbi natukene kaasa aidata või üle kavaldada seda keele puhul. Ja näiteks, kui mul ongi siin, ma teen siia näiteks sünonüümid, et kuidas seda regiooni võiks veel küsida, näiteks piirkond ja lisan sellised väärtused siia, mida nagu meie kasutajad võiksid kasutada. Ja lisaks ka on ka siis nagu selle väljade väärtustele panna sisse mingid teised nagu täiendava kihi alijastele nagu siia luua sünonüümidena, näiteks panengi siia lääs. Ja kui ma nüüd siis, ma olen ka teinud tegelikult sarnaselt juba ära siia sales'ile olen teinud müük ja käive ja kui ma nüüd panen näiteks siis küsimuse täiesti eesti keeles müük ühe K-ga
regioonis ida ja nüüd selle sisestan, siis ta teebki mulle sellise lihtsa tulpdiagrammi, kus on siis ida filtreeritud välja ja regioonidest ja saan seda sellisel kujul kasutada. Me saame neid datarolle ka publitseerida, ehk siis kui meil on ühes data source'is on nagu sama väli kasutatud, siis me saame publitseerida selle serverisse ja teiselt poolt siis selle kasutusele võtta. Aga ma aja kokkuhoiu mõttes ei hakka seda hetkel siin pikemalt näitama. Nüüd siit edasi minnes järgmine plokk oleks siis veebi ja mobiilile suunatud uuendused, milles siis põnevaim on kindlasti Metrix. Ka minu isiklikus vaates on see üks huvitavamaid uuendusi siin versioonis. Metrix võimaldab meil siis luua selliseid ülevaatlikke KPI näidikuid ja nad tulevad sellised üsna lihtsad, aga kui me tahamegi mingisugusel KPI-l pidevalt silma peal hoida, siis me saame selle esile tõsta ja tuua ta sellisel lihtsal kujul välja. Nende loomine on ka päris lihtne. Meil on vaja siis mingit olemasolevat vaadet. Ma kasutan näiteks selleks siis ühte olemasolevat lihtsat dashboardi. Ma võin siin võtta mingisugused filtrid. Oletame, et mina olen siis kirjatarvete müügijuht ja mul on eesmärk tõsta siis kirjatarvete müüki väikeklientide hulgas. Selleks ma valin siit siis ühe suvalise punkti. Nüüd siin üleval on meil siis menüüelement juurde tekkinud Metrix. Klikkan selle peale ja juba see Metrix ongi mul põhimõtteliselt valmis. Ma saan sellele anda siis nime, näiteks ongi siis kirjatarvete müük väikeklientidele. Saan lisada ka descriptioni, seda ma hetkel ei lisa. Ja et Metrixit luua, oleks vaja siis mingit agregeeritud vaadet ja soovituslikult ka kuupäeva dimensiooni. Salvestan selle ära ja nüüd ma saan teda minna vaatama, kuidas ta mul serveris välja näeb. Ta näebki selline lihtne välja, tal ei ole täna mingeid täiendavaid kujunduselemente võimalik rakendada, tuleb arvestada sellisena, nagu ta on. Idee oleks see, et ta on lihtne teha, lihtne vaadata. Seda saavad siis luua Explorerid ja Creatorid ja hiljem siis jagada ka vieweritele vaatlemiseks. Aga eriti põnev on see vaadata seda mobiilis. Kuidas meil see mobiilipilt hetkel on, täitsa ees. Ärge nüüd Markole helistada. Ja, ta on natukene ikkagi hangunud hetkel, sest et minul see pilt on teine juba. Sa võid Anti esitada mõne küsimuse vahepeal, kui ma siin sätin seda mobiilipilti paika. Sa oled kohe nii multitasking, et ma saan kohe küsimust esitada. Korra pildi eest ära ja paneme siis uuesti tagasi, siis saame kasutada. Tuleb. See connectimise programm on siis Windows 10 koosseisus olemas, nii et seda ei pea eraldi installima endale. Selle vist leiab üles, mis me trükkisime sinna. Connect tuleb lihtsalt sinna kirjutada, nagu programmi otsingutes käib. Aga jah, nagu ikka, siis ta tahab meilt hetkel alt vedada selle ühenduse loomisel kahjuks. Aga jätame selle hetkel siis siia paika, et ausõna töötab, ma olen näinud. Ja, ma lähen mõnede teiste muudatustega edasi vahepealt siis, et Reorder Favorites on üks selline väike mugavuslik uuendus, kui me tuleme oma peapaneelile, meil on siin Favorites, saame siis panna tähed juurde, mida me esimesena näeme, et siis nüüd me tahame näiteks sama väikeklientide müük. See küll on see, mis ma olen varem harjutamiskäigus teinud, tahan selle esile tõsta, siis nad on mul siin kõige ees. Vaatan tagasi, kas see
is ready to connect wirelessly, aga miks ta siis ei jäta jonni. Jah. Sama seis. Okei. Siis on kuskil mingi punn seis. Jah. Aga see eeldab siis mobiili rakendust, siis, et tuleb tõmmata seda Tableau rakendust sealt Play Store või kuidas seda kohta kutsuti see. Ja siis selle abil on võimalik siis see KPI võtta oma mobiiliekraanil lahti. Ta ütleb siin suurelt välja ka, et see on beta release, nii et jah, kõikide testimiste käigus ta töötas ilusti ja nüüd siis jääb alt. Anname andeks. Jah. Aga mis siis ikka? Lähme edasi. Et kes ei ole midagi? No? Ei, siiski mitte. Hoidsin pöialt. Nii, nüüd ta on meil siin ka ekraanile kuskile teise kohta tulnud. Ei, ta on võtnud meie presentatsiooniga üle nüüd omakorda. Aga siis me saame ta äkki... Ja. Äkki paneks selle altidest 4 kinni. Jätka. Mis meil siis veel on? Ka mobiilile on tulnud, kui meil varem olid need vaadete soovitused, tulid siin paar versiooni tagasi, siis recommendations, et mida siis Tableau soovitab mul vaadata, arvestades sellega, mida siis minu kolleegid või mida rohkem on vaadatud, siis nüüd on see olemas ka mobiilile, aga kahjuks seda siis ei saa näidata. Upload workbooks on the web. See on ka üks väike täiendus, mida me saame siit nüüd teha, et me võtame mõne kataloogi, siin on meil new nupp ja me saame workbook upload ehk siis me uploadi teha, ehk siis me ei pea nagu läbi desktopi serverisse workbooki laadima, vaid laeme need siit kohe serverist üles. Siin on väike piirang, et faili suurus peaks olema 50 megabaiti ja kui me ta nüüd siis üles laeme, siis ta on sisuliselt samasugune workbook nagu teised desktopi kaudu publitseeritud. Seal oli vist see piirang, et ta peab olema DBVX laiendiga. Ei, ta pigem hea oleks jah, kui ta oleks DBVX, aga kui meil on olemas ikkagi serveris olemas data source'id ja me kasutame neid samasid, siis ta võtab nendega ühendust. Aga siis peab natuke rohkem pihta saama nendele data source'idele. Ja siis ta peab olema väga täpne viide, et kuhu, missuguseid ta kasutab. Download crosstab enhancement, seda me näitama ei hakka, et aega kokku hoida veidi, aga see siis võimaldab meil crosstab'i andmeid serveri kaudu alla laadida, ilma et me peaksime ennem ütlema, et missugune see view on valitud ja missugused view'd andmeid laadida. Siis edasi liikudes Tableau Prep. Prepis on siis jah, 2 suurt täiendust, on siis incremental refresh ja Salesforce connector. See incremental refresh tahaks natukene selgitamist. Mul on siin tehtud üks väga lihtne prepi voog, kus on sisend, väljund ja vahepeal üks clean step, mis tegelikult antud hetkel isegi mitte midagi ei tee. Ja et nüüd see inkrementaalselt tööle panna, on meil vaja teha veidi seadistust nii inputis kui ka outputis. Ma olen kõigepealt siis inputi peal siia settingsite alla, ütlen, et enable incremental refresh, siis tuleb valida väli, mille põhjal siis see inkrementaalsust kontrollitakse, pakub välja kuupäeva välju või siis numbrilisi ID välju. Ma valin order date'i, siis ütlen, missugune see output on, kuhu ta läheb ja missuguse väljaga ta nüüd siis outputis kontrollib seda inkrementaalsust. Kuna ma valisin kuupäeva välja, siis ta pakub ainult kuupäeva väljasid, ma jätan order date siia. Ja omakorda peab siis minema siia outputi peale ja siin siis on mul juba defineeritud, et kuhu see salvestatakse, see extract. All on siis write options lisandunud, et mis toimub siis full refreshi puhul, siis ma jätan, et antud juhul create table
ja incremental refreshi puhul on samad võimalused, aga siin on siis loogiline valida append to table ehk siis andmed lisatakse tabelisse. Ja siis me saame selle siit nüüd käivitada omakorda valides kas full refresh või incremental refresh. Nii, ma neid siin käivitama praegult ei hakka. Salesforce Connector on ka üks uus andmeallika võimalus lihtsalt, mis on meil siin loetletud kõik teiste andmeallikate hulgas Salesforce, aga selleks peab olema siis Salesforce'i konto, et seda kasutada saaks. Meil on uuendusi ka tulnud data management add-onni, aga kuna seda veel nagu väga ulatuslikult Eestis ei kasutata ja me oleme nagu natukene oma aega siin põletanud, siis ma nendest täpsemalt rääkima ei hakka hetkel. Kui kellelgi on küsimusi, siis võib selle kohta saata, me vastame neid siis hiljem. Ja siit siis edasi liikudes olemegi jõudnud küsimuste ploki juurde, et siis ma siin küsimustes näen, et hetkel väga palju uusi küsimusi pole tulnud. Kui teha publitseeritud data source, kas siis on ka mingeid limiteeringuid või mingeid muudatusi seal relationship'ide osas? Ei ole kohanud, et oleks. Ja minu meelest publitseeritud vana maailma ikkagi alles jääma, et publitseeritud data source'id minu meelest töötavad samamoodi ka, et nad võtavad need relationship'id sinna arvesse ja neid saab siis samamoodi publitseerida kui seni data source. No seal selle relation'ite juures ongi nagu see põhiline asi, et kasutasin muidugi Snowflake'i, see oleneb ilmselt SQL serverist, kui keerukaks see päring nagu tehakse. Aga see, mida Tableau ise teeb, et teeb päris mitmekordse subquery sinna taha ja siis saadab selle sinna serveri poole. Ehk siis enne kasutasin väljendit lollikindel. Aga kui soovite seda serveri poole jooksutatavat päringut nagu lihtsustada, siis tulevad need kardinaalid ja referential integrity'd, neid seadeid saab muuta siis kergelt. Et siis see päring tegelikult läheb lihtsamaks, et ma proovisin järele. Nii, aga kui hetkel küsimusi rohkem ei ole, siis lähme siit edasi, et sai ka lubatud siis jagada seda infot, mida te meile andsite. Ja siit me siis näeme, et mis versioone siis, küll siis tänaste registreerunute hulgas kõige rohkem on kasutusel, aga ma usun, et see peegeldab päris hästi ka tervikuna Eesti pilti, ehk siis enamik on hetkel veel, või suurem osa on siis hetkel 2019.4 versiooni peal. Ma tean, et seal on ka mitu suurt organisatsiooni, mis seda ka palju mõjutavad. Rõõm näha, et päris paljud on juba ka kasutusele võtnud kõige värskema versiooni, kuivõrd Tableau Online läheb automaatselt uuele versioonile. Et siis kindlasti online'i kasutajad paratamatult võtavad esimesena selle uue versiooni kasutusele. Lisaks ka siis sellised üksikud eraldiseisvad desktopi kasutajad, kes serverit võib-olla ei kasuta ja ei pea ootama siis organisatsiooni uuenduste taga. Aga meil on siis teisi versioone ka ja mis mind eriti rõõmustab on see, et siin nagu väga vanasid versioone näha ei olegi, et kõige vanem antud juhul on 2019.2. Meil on siin ka veel siis mõned, kes ei kasuta veel Tableau'd. Loodetavasti siis järgmise webinari ajaks on nemad ka Tableau kasutajateks saanud ja mõned ei tea, et seda võib-olla siis korra näitan, et kes ei tea, et siis saab seda väga lihtsalt vaadata. Nii desktopis võtame siit help ja about ja meil on siin siis üleval kohe kirjas, et mis versiooniga on tegemist. Samamoodi saame seda ka serverist vaadata küsimärgi alt about Tableau Online. Me kasutame hetkel siis nagu siin demokeskkonnana Tableau Online'i. Aga siis küsimusi vahepeal ei ole tulnud juurde, et vabandame, et meil see tehniline viperus siin tuli selle mobiiliga, et mida soovisime näidata ja neid kas me saame selle kohta teha siis eraldi video äkki. Aga siis mõned lõppsõnad siis kleebime otsa sinna lõpuks. Tänasele webinarile, et soovitame siis nagu uue versiooni
kasutusele võtta, seda saab ka meie kodulehelt alla laadida. Jah, ärgitage suurtes organisatsioonides oma administraatoreid, otsustajaid uutele versioonidele edasi liikuma, et meie nagu ise soovitame, et ikkagi 2 korda aastas võiks kindlasti versiooni uuendada, et iga kord on näha, tuleb nagu päris häid sisulisi uuendusi. Me selle webinari paneme pärast üles oma kodulehele blogiartikli juurde, et kes siis soovib, saab sealt seda järgi vaadata või kolleegidele jagada ja kirjeldame siis seal ka mõnda küsimust, millele võib-olla täna päris head vastust ei pakkunud või mis siis jäi katmata. Siis Facebookis on olemas meil grupp Tuug Estonia, mis siis hõlmab Tableau kasutajaid. Loodetavasti enamik on tänaseks juba selle grupiga liitunud, aga kes ei ole, siis otsige see üles ja liituge. Seda siis juhivad 3 energilist Tableau kasutajat, Kristiina, Grete ja Ann. Et see siis on jah, nagu kasutajatele mõeldud grupp, aga see on koht, kus kindlasti infot liigub ja viimase plaani järgi sai ka vist juulisse plaanitud üks kohtumine, et mul endal see info veel täpselt puudub, et mis viimased plaanid sellega seoses on. Aga seal kindlasti see info nagu saab kajastatud korraldajate poolt. Me teeme ka jätkuvalt koolitusi, kui kellelgi on huvi põhjalikumalt uue versiooni koolitusi või üldiselt kasutajaid koolitada. Siis täna ei ole meil jah nagu ühtegi avatud klassikoolitust aega välja kuulutatud, aga virtuaalselt teeme koolitusi ja võime siis tulla ka organisatsioonidesse koolitusi korraldama. Ka homme meil on siin üks koolitus just plaanis. Virtuaalselt, jah, seekord. Ja jälgiga siis Tableau eventse, et mõned asjad postitatakse ka sinna Tuug Estoniasse. Kristiina juba kirjutas, et Tuug Estoniast leiab kohtumistest infot, et jälgige siis seda kanalit. Ja eventside kohta võib-olla veel lisaks, et on tulemas siin juba homme tegelikult üks virtuaalne Tableau päev, mille kohta ka lingi leiab sealt Tuugest grupist ja kes said meie uudiskirja eile, siis ka seal oli see link olemas. Juuni keskel on tulemas ka üks suurem virtuaalne event, sündmus, kas see oli CIO konverents või midagi taolist, mis on siis jah, rohkem nagu IT-juhtidele suunatud. Ja kuivõrd Tableau konverents jäi siis seekord ära nii Euroopas kui ka Ameerikas, siis suvele planeeritud konverentsi ajal on tulemas virtuaalne konverents. See ametlikult ei ole veel välja kuulutatud, aga hoidke silmad lahti ja kui me ise selle info saame, siis kindlasti postitame siis ka sinna Tuug-gruppi ja tõenäoliselt ka saadame ka eraldi meilidega seda infot välja. Aga jah, nüüd siis küsimusi pole ka hetkel juurde tulnud, et tänud kõikidele osalejatele. Kui kellelgi on mingit eraldi tagasisidet webinari kohta, siis meie kontaktid on enamikul ka olemas, et võite kirjutada jah, nagu Visioni aadressil või isiklikult nii mulle kui Antile. Aga tänud ja soovime kõigile head päeva jätku ja mõnusat Tableau uue versiooni kasutamist koos relationshipidega. Nägemist!